Nii. Vast siis alustame. Tere tulemast. Sellel nädalavahetusel siis toimub see kõige magusam, see kõige olulisem osa Tartu kliimakogust. Hakkate koostama ettepanekuid lahendusteks Tartu linnavalitsusele. Ja nagu me seal Tartus loodusmajas kohtudes rääkisime, siis kõik see eelnev on selleks, et teid võimalikult palju aidata, teile teadmisi anda, teie oma neid vajadusi ja mõtteid esile tuua, et te saaksite ettepanekuid linnale võimalikult hästi paika panna, välja mõelda paika panna. Ja meie ees on siis see suur küsimus, et kuidas muuta Tartu linnaruumis liikumine ja viibimine ohutumaks ja atraktiivsemaks. Ja kui me teiega loodusmajas kohtusime, siis pühapäeval sisuka nädalavahetuse lõpuks me julgesime veel küsida, et kas on mõni teema, mis vajaks veel rohkem avamist, lahti rääkimist. Ja väga üllatunud olime, kui te ütlesite, või päris palju teemasid teite välja. Ja nende seast siis tänaseks oleme teile valinud mõned teemad, mida Tartu linnavalitsuse inimesed hakkavad teile lahti rääkima ja selgitama ja täpsustama. Mina olen Maiu Lauring Rohetiigrist, üks kliimakogude korraldajatest. Ja meil on siin tuttavaid nägusid korraldajatest Zoomis ka veel täna kohal. Ja täna samamoodi siis eesmärk on anda teile võimalus palju teada saada, kuidas asjad täna Tartus linnaruumiga käivad ja anda teile võimalus küsida, et te mõistaksite üha paremini ja näeksite siis neid võimalusi, et kus veel midagi oleks võimalik parandada. Ja meenutuseks, soojenduseks siis natuke enne, kuni meil kõik on kohal, et milles me oleme juba kokku leppinud, on siis see, et kuidas me omavahel arutleme, üksteise suhtume ja ikka samamoodi püüame seda meeles, et ka täna tööpäeva lõpp on, eks ole, ja võib-olla juba selline väsimus peal kindlasti on, aga oleme siiski siin üksteise suhtes viisakad, sõbralik õhkkond, kuulame jälle erinevaid vaateid, erinevaid seisukohti ja püüame kuulata ideid ja hinnata neid ideid just ja keskendume jälle selle ühisosale, et mis siit pinnale tuleb. Hoolitseme selle eest, et igaüks saab sõna, ka siis, kui te oma grupi aruteludes olete. Oma küsimusi, seisukohti esitame konkreetselt, lühidalt, kuulame üksteist lõpuni ja katsume olla siin koha peal see maksimaalselt 1,5 tundi, mis meil on, 3 ettekandeks täna ja küsimusteks. Võtame selle aja, oleme siin kohal. Ja loomulikult, et kui te midagi küsite, arvamust avaldate, siis nimeliselt kedagi ei tsiteerita siit edaspidi. Küll aga ütled tänased ettekanded salvestatakse ja need siis on samamoodi avalikult kättesaadavad, nagu kõik eelmised esinejate ettekanded juba on Tartu linnavalitsuse veebis. Ja kuna täna on jälle seda kuulamist päris palju, 3 ettekannet, küll väga lühikesed, konkreetselt 10-minutilised, aga jällegi, et meile tuletuseks, et soovitame teha kokkuvõtteid, kui tekib küsimusi kohe ettekande ajal, panna nendele kusagile kirja, jätta meelde ja püüa luua seosed, et sellega, mis me juba oleme kuulnud eksperti ettekannetest, huvirühmade ettekannetest, et kas midagi tuleb vastupidist välja, kas midagi täiendavat, et otsi neid seoseid. Ja siis meil endal lihtsalt on niisugune hea mõte on töös ja saame maksimaalselt kasu nendest ettekannetest. Nii, aga ega siis midagi, ma loodan, et me oleme kõik, meid on 32 siin kohal, väga tore. Ja täna meil siis 3 ettekannet ja need teemad, mis me välja valisime, teie soovitutest olid siis ühistranspordi tulevik Tartus ja teine teema siis haljastus ja me natukene laiendasime neid selles mõttes, et meil ekspertide ja huvirühmade ettekannetest vast jäi
veel natukene nõrgaks see seoseks, miks me oleme just kliimakogu. Ja täna siis alustame sellest, et räägime selle kliima- ja energiakava seosed selgelt lahti. Sealt tulevad ka eesmärgid teie ettepanekutele, et mis suunas ettepanekuid teilt ootame. Ja samuti on siin Tartu linnavalitsusel head uudist jagada. Et ühesõnaga alustame siis sellest. Kaspar Olev Tartu linnavalitsusest, kliimaekspert, räägib meile kõigepealt siis kliimateemadest ja sellest raamistikust meie aruteludele ja lahendustele. Nii, palun. Kaspar, sõna sulle. Tere õhtust. Ma nüüd otsin oma selle ekraani. Nonii, te peaksite nüüd nägema mu slaidikesi. Ja meieni jõudis eelmine nädal väga hea sõnum. Me oleme siin oma kliima ja energia ja kasvuhoonegaaside säästmisega tegelenud juba mõnda aega. Suured plaanid seadnud ja eelmine nädal saime teada, et meid on arvatud osalema Euroopa Liidu missiooni, millega siis Euroopa Liit tahab jõuda selleni, et Euroopas on 100 kliimaneutraalset linna hiljemalt aastast 2030. See on selline hästi suur ja väljakutset osutav missioon, et meie kui Tartu peame siis leidma selle viisi, kuidas kliimaneutraalsusesse jõuda. Ja ega keegi seda meie eest ära ei tee. Ei saa linnavalitsus üksi sellega hakkama, peavad pingutama siin kõik inimesed, ettevõtted, kõik teised organisatsioonid, ülikoolid, riik peab õla alla panema. Et see saab päris põnev olema, aga ma tahtsin teile natuke rääkida sellest, et kuidas siis kasvuhoonegaase linna puhul arvestatakse ja mis asi see kliimaneutraalsus või mis meie eesmärk üldse on. Et täna meil kehtib veel uusim kliimakava, mida me nimetame Tartu Energia 2030. See tuleb sellest, et meie kui Tartu linn oleme ühinenud linnapeade paktiga. See on selline rahvusvaheline linnade ja linnapeade liikumine, kus linnad võtavad vabatahtlikult endale eesmärgi oma keskkonnamõjuga ja kasvuhoonegaasidega tegeleda. Ja meie eesmärk on siis aastaga 2010 võrreldes oma kasvuhoonegaase vähendada 40%, mis tegelikult tähendab tänasega võrreldes põhimõtteliselt 50% vähendada. Aga nüüd eelmisest nädalast me peame hakkama oma tegevusi võimendama, paremaks ja vingemaks muutma selleks, et seda kliimaneutraalsust saavutada selles missioonis. Aga jah, lihtsalt märkuseks siia juurde, et ega kasvuhoonegaaside või kliimamõjudega tegelemine ei ole midagi sellist, mida kohaliku omavalitsuse seadus linnale või vallale paneb. See on selline asi kahjuks või õnneks, mida omavalitsus peab ise otsustama, et see on asi, mida me peame oluliseks enda jaoks ja millega me tegeleme. Et siis kuidas emissioone arvestatakse, et see näide, mida ma teile siin seletan, või et see on rohkem sellise väiksema organisatsiooni peale, mingisugune piiritud organisatsioon, näiteks mõni ettevõte. Laias laastus, et emissioonid tekivad nagu kolmes fookuses. Esimene fookus nendest on igasugused sisendid. See tähendab seda, et ettevõttel on mingisugune tegevus, millega tegeleb äritegevus ja kõik sisendid ehk siis mingid materjalid või mingid teised tooted või mingid teenused, mida ostetakse, mis emissioonid nende materjalidega kaasnevad ja mis emissioonid kaasnevad näiteks nende materjalide teenuste transport. See on nagu fookus 1. Fookus 2 on selline asi, mida ettevõtte omaenda põhitegevuse käigus emiteerib, on seal tootmise protsessis kasutatud energia, gaas, soojusenergia, elekter, aga ka transport, kas oma toodete tootmiseks vajalik transport või siis transport ise ongi ettevõtte teenus, see on fookus 2. Ja fookus 3 on emissioonid, mis kaasnevad siis selle toote või teenuse tarbimisega siis järgmises faasis, ehk siis kui see asi on juba ettevõtte juurest edasi liikunud, et näiteks, et kuidas toode jõuab lõpptarbijani, millised emissioonid seal transpordi käigus tekivad, kuidas see toode ise edaspidi energiat tarbib, kas ta on energiasäästlik või ta on väga energiakulukas, et
et need on sellised 3 faasi, et kõik, mis ettevõttele eelneb, mis ettevõte ise teeb ja mis ettevõttele järgneb. Et see tähendab nagu sellised terve elutsükli jooksul ja üks vastutustundlik ettevõte jälgib kõiki neid 3 fookusi, mitte ainult selleks, et majanduslikku kasu teenida, vaid selleks, et oma keskkonna jalajälge vähendada, kasvuhoonegaase vähendada ja üldiselt jälgib seal juures ka sotsiaalseid mõjusid ka, et näiteks kui kuskilt kaugelt tuleb mingi tooraine, siis jälgitakse, et need inimesed, kes selle tooraine tootmisega või kaevandamisega tegelevad, et nende jaoks nad saaks ka õiglast tasu näiteks selle töö eest ja muud. Aga see on selline kinnine süsteem, ettevõte. Linn on palju suurem ja keerulisem selline süsteem, kus on väga keeruline aru saada fookus 1-st ja samas ka fookus 3-st, ütleme fookus 1, et meil on väga keeruline vaadata kõiki tooteid, teenuseid, mida linnas tarbitakse saiakestest kuni mobiiltelefonide ja autodeni välja, et mis nende fookuses need emissioonid on. Selle tõttu linna puhul vaadatakse peamiselt seda fookus 2 ehk siis seda energiat, mida linnas tarbitakse ja neid emissioone, mis selle energiaga seoses linnas tekivad. Ehk siis elektrikuluga kaasnevad emissioonid, siis hoonete näiteks kütmine Tartu linnas. Ütleme, siin on meie kaugküte, Gren võrgustik, samas kõik gaas, mis siin tarbitakse, turvas, küttepuud, võib-olla keegi veel kasutab masuuti. Olen ka näinud mõningad korstnast sellist kollast tossu tulevad, et seal tõenäoliselt on kummikud. Seda fookusid kummikuid just arvesse ei võeta, aga põhimõtteliselt millega me maju kütame. Ja siia alla kuulub ka see, millega teie siin kliimakavas teete, see transpordi emissioonid. Tartu linnas need transpordi emissioonid suurenevad kõvasti, nendest näeme siin natuke hiljem ka. Ja fookus 3-st peame tähelepanu pöörama kindlasti emissioonidele, mis tekivad tänu nendele jäätmetele, mis Tartu linnas tekivad. Siis me lihtsalt ei saa kõiki oma jäätmeid linnast välja saata, öelda, et see pole enam meie probleem. Me peame jäätmeid vähendama, hästi rohkem taaskasutusse võtma, parandama ringmajandus ja muu selline, et jäätmeid juurde. Ma saan aru, et siin vahepeal tekkis ka küsimus või huvi, et kuidas siis linna rohelust või linna loodust arvesse võetakse nendes kliimaeesmärkides. Et siiani me oleme tegelenud sellega, et ainult oma emissiooni vähendada, aga nüüd, kui me kliimaneutraalsusest räägime, siis siin on võimalus arvestusse võtta sisse ka looduslikud kasvuhoonegaaside sidujad ehk siis meie puud, meie põõsad, meie rohealad. Meil on suur ala, mis on Tähtpere valla liitmisega meile tulnud. Seal on märgalasid, seal on metsasid, kõigi nende väärtused. Et siin ongi see, et kliimaneutraalsus ei tähenda, et meil on 0 emissiooni. Mingi emissioon kindlasti jääb, näiteks transpordis. Tõenäoliselt ka aastal 2030 on meil endiselt diiselautod tänavatel, need ikkagi ei kao mitte kuskile. Ma arvan, et need ei kao mitte kuskile praeguste trendide järgi, et siin on võimalik sidujad arvesse võtta, aga samas läbi selle sidumise, arvutamise ja selle väärtustamise me saamegi rohkem tähelepanu pöörata sellele, et meie rohelus, meie loodus ja meie elurikkus siin linnas oleks paremini kaitstud ja ka arvuliselt veel väärtustatud. Aga mis need emissioonid Tartu linnas siis teevad? Siin on üks natukene keeruline slaid, ma proovin siin nüüd punase täpiga teile näidata ka, et siin me esimene tump on aasta 2010, see on baasaasta, millega me üldiselt võrdleme oma näitajaid. Ja siin on meie viimane põhjalikum emissioonide arvutus aastast 2017, et kuigi meie eesmärk kindlasti vähendada, siis tegelikult emissioonid suurenesid hirmsasti tänu sellele, et meil energiatarbimine linnas nagu ühikutena meeletult kasvas, pluss Eestis on üsna must energia, tuleb see põlevkivist
üks mustemaid terves Euroopas. Nii et tänu selle suure elektrienergia tarbimise kasvule palju suuri maju ehitati linna juurde, linna kasvuhoonegaaside näitajad tegelikult suurenesid. Aga pärast seda 2018, 19, 20 need näitajad on mingil määral tegelikult oluliselt langenud ja väga oluliselt selle tõttu, et riiklik energia nii-öelda miks on palju paremaks läinud, taastuvenergiat on kõvasti sisse hakatud importima. Need näidud on, emissiooninäidud on palju alla läinud kuni selleni, et vahepeal tegelikult meie põlevkivijaamad olid põhimõtteliselt seisid, sellepärast et taastuvenergiat ja soodsat taastuvenergiat tuli palju sisse. Nüüd detsembris see olukord kindlasti muutus, 2021 andmed veel ei ole avalikustatud, aga kui meil olid väga-väga kõrged energiahinnad, siis jällegi meie põlevkivijaamad töötasid täisvõimsusel, nii et tõenäoliselt see näit on suurenenud. Aga nagu te näete, siis siin teine suur osa on oranž, on transport ja siin tundub pisikene, aga mida väiksemaks üldine emissioon muutub, seda suuremaks muutub see transpordi osakaal, see on üks asi ja teine asi on see, et transport on see, mida kõik inimesed, transport ja liikumine on see, mida kõik inimesed ise linnas igapäevaselt tunnetavad ja sellepärast on ka sellega väga oluline tegeleda, pluss need probleemid, millega teie tegelete ja lahendusi välja pakuvad, need pakuvad elukvaliteedi muutuse osas nii palju positiivseid asju, et sellega, kuigi elektrienergia tarbimisega on väga tähtis tegeleda, siis ma ütleks, et transpordi ja liikumisega on täpselt sama tähtis tegeleda. Nüüd mul aeg on peaaegu otsas, tahtsin lihtsalt öelda veel, et muud teemad, millega kliimakavas tegeletakse, on kindlasti hoonete renoveerimine, sest lihtsalt renoveerimine on alati jätkusuutlikum tegevus kui lammutamine ja täiesti uue asja ehitamine. Taastuvenergia tootmist tuleb linnas kõvasti suurendada, seda läbi energiaühistute ühise taastuvenergia tootmise majade katusel. Ja siin väga suur roll on ka Tartu linnavalitsusel eeskuju näitajana oma tegevused läbi mõelda, oma kasvuhoonegaasid ja keskkonnamõju minimaliseerida, nii väikseks teha kui võimalik ja üldse teadmisi levitada linnas. Läksin 1,5 minutit üle aja, aga tänan tähelepanu. Aitäh, Kaspar. Ja saime sellise ülevaate, mis kliimakavas tulemas on ja väga tore kuulda, et võib-olla see eelmise nädala uudis annab meile ka võimaluse rohkem seda sidumise poolt esile tõsta, et kliimakogust ju meil tuli ühe olulise väärtusena just see elurikkuse hoidmine ja jätkusuutlikkus välja. Nii et siin on võimalused paranesid, võiks isegi niimoodi öelda vahepeal. Nüüd aga, kallid kliimakogulased, teile juba tuttav protseduur, et me läheme korraks breakout ruumidesse, gruppides 5 minutiks, et te saaksite taas natukene omavahel vahetada mõtteid, et see, mis Kaspar rääkis, et mis teile siit niimoodi kõrva silma jäi, mis teile tuttav tundus, mis teile täiesti uus oli ja lõpuks mõelda ka sellele, et mida tahaks veel aru saada, et kuidas need asjad päriselt on, eks ole, või miks need nii on, et on võimalus siis peale seda gruppides 5-minutilist arutelu Kasparilt ka küsida küsimusi, saada veel täiendavaid vastuseid ja kõik selleks, et teil endal oleks oma ettepanekutega, lahendusettepanekutega siis pärast lihtsam tööd teha. Nii et kohe jaotatakse teid gruppidesse 5 minutit ja minut enne, kui aeg saab täis, paneme teile ekraanile ka kella tiksuma, et siis, kui te lõpetate, siis tulge palun tagasi. Nii, tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te saite mõnusalt mõtted soojaks arutletud seal breakout ruumides, väikestes gruppides ja et teil on ka, et teil tekkis ka küsimusi Kasparile, kas siis selle kliimaneutraalsete 100 Euroopa linna missiooni kohta või kliimakava kohta või millegi muu kohta, et üllatage. Et võite nii chatti kirjutada, kui küsimus on, siis
pange endale mikrofon sisse ja küsige. Nii, esimesed julged. Nii, tuli chati üks küsimus, et millisena nähakse ikkagi meie kliimakogulaste rolli. Äkki suunangi siis selle Kasparile, et meil Tõnis on tegelikult sellest oma ootustest rääkinud, Tõnis Harjus. Aga just see kliimakava vaates, et Kaspar, kuidas see tundub, et mis on see koht, millega kliimakogulased saaksid eriti kaasa aidata? Aga mis Tõnis rääkis? Mina arvan, et lihtsalt häid mõtteid on vaja, mida kõike teha, samas on vaja tuge ja kindlasti on vaja seda, et kui te kliimakogulased olete siin saanud uusi teadmisi ja oma mõtteid välja käinud, et siis te ka esindate neid samu väärtusi, mis te välja käite, esindate ka edaspidi pärast seda kliimakogu, ehk siis et need teadmised ja need probleemid ja miks mingisuguseid asju tehakse, miks mingid muutused on vajalikud, et te aitate seda infot ka edaspidi väljaspoole seda kliimakogu levitada. Ja iseenesest me vist omavahel oleme siin rääkinud, ma ei tea, kuidas selle Rohetiigri tiimiga on, võib-olla ma käin siin ootamatu mõtte välja, aga mina isiklikult väga tahaks näha, et teie hulgast oleksid ka vapramad valmis neid oma ideid tegelikult linnavalitsusele ja miks mitte ka volikogule ikkagi tutvustama, et me süüvisime sellesse probleemi ja me näeme, et sellised lahendused on olulised ja tähtsad kiiresti või prioriteetsetena ära teha selleks, et meie linn oleks meeldiv ja turvaline koht, kus liikuda, meeldiv turvaline koht, kus olla ja elada. Nii et ma ütleks, et olla kogu aeg osa sellest protsessist, tõenäoliselt seda kliimakogu vormi ja protsessi me tahame ka edaspidi kaasata, et siis julgustada ka oma tuttavaid, sõpru, lähedasi osalema, kandideerima, et see toimiks. Aitäh. Vaatan, chati on tulnud paar küsimust, mis ei ole otseselt säästva liikumisega seotud, aga küll selle kliimakavaga ja teiste valdkondadega, et prügi sorteerimise kohta küsimus, et kas on tulemas eramajade prügi sorteerimise organiseerimise kohta mingid uuendusi või millised on plaanid? Võib-olla väga lühidalt, et lähiajal ei ole seda tegema, ei ole vist mingit suurt muutust tulemas, et meil praegu on kehtiv jäätmekava, mis kehtib vist, kui ma õigesti mäletan, järgmise aasta lõpuni. Ehk siis me just hakkame mitte uut jäätmekava siis koostama, vaid ikkagi laiemalt ringmajanduse tegevuskava, et tõesti oma jäätmete sorteerimine ja taaskasutusse võtmine ikkagi järgmisele tasemele viia ja siis ka sama seda eramajade teemat samamoodi puudutada. Et hetkel ma ei oska ühtegi asja välja tuua. Nii, ja siis hoonete renoveerimise kohta ka, mida sa rääkisid, et kuidas seda plaanitakse, kas kinnisvara arendamisel, kortermajade või eramajadel, et kas eramajade osas näiteks mingid soodustused või toetused on võimalikud või seda oodatakse ainult omaniku enda rahast, et kuidas te näete, et seda soojustamist parandama hakatakse? Kortermajadega me hoolega tegeleme, et meil ju Smart & City projekt on lõppenud, neid ilusate maalidega maju on kesklinnas nüüd 18 kokku. Sealt on kõvasti õppetundid olnud ja praegu me tegeleme Annelinna tagumise otsaga, seal Annemõisa ja Mõisavahe, Nõlvaku ja Kaunase puieste majadega. Seal meil on renoveerimistoetust, sest meil on õnnestunud tõesti üks Euroopa Liidu suur teadus- arendusprojekt siia sisse tuua
aga samas just täna saadan viimaseid dokumente selleks, et Euroopa Investeerimispangast rahasid tuua, et Tartus välja töötada selline renoveerimise tugiteenus. Väga-väga keeruline on leida mingeid täiendavaid toetusmehhanisme kortermajadele, eramajadele nagu linna tasemel. Need toetused käivad üldiselt riigi taseme kaudu. Küll, mis meie teha saame, on aidata teadmiste ja oskustega selleks, et oleks kohta pöörduda, kust abi saada, teada, mis sammus mingeid asju teha, et kas korraga renoveerida, kui korraga kõik ei taha renoveerida, kuidas mingeid asju järjekorras teha, kuidas leida neid ettevõtteid, projekteerijaid, inimesi, kellega neid töid teha. Summad on suured, väljakutse tundub alati selline hirmutav inimeste jaoks, et aidata nendest hirmudest üle saada ja kvaliteetset tuge pakkuda. Ma väga loodan, et me selle aasta jooksul saame selle tugiteenuse ikkagi käima, et esimesi kortermaju toetama hakata, natukene renoveerimise projekteerimist. Nii ja viimane küsimus siis, et kuidas neid 100 kliimaneutraalsust taotlevat linna nüüd edaspidises protsessis toetama hakatakse? Et mis need esimesed toetused ja võimalused sealt avanevad? No seal on Euroopa Komisjoni poolt üsna suur tugirühm välja pakutud, seal otseselt nagu linnadele investeeringutoetusi pole ette nähtud. On võimalik kasutada teadus-arendusvahendeid, seal on Horizoni teadusprogramm on, aga need ei ole suuremahuliste investeeringute tegemiseks. Pigem see on kogu selline tugi, et kuidas neid olemasolevaid vahendeid või investeeringuid, mida niikuinii tegema peab, kuidas neid kõige õigemasse kohta suunata, kuidas neid kõige õigemini teha, kuidas asju omavahel prioritiseerida. Euroopa Liit ise seal või komisjon tegeleb küll mingite investeerimisvahendite sissetoomisega, aga kui palju neid tuleb, seda ei oska hetkel öelda. Pigem toetatakse igasuguste metoodikate, know-how, selliste pehmete tegevustega selliselt, et me ise hakkama saaksime, et keegi ei tule nagu kinni maksma. Ja kui meil see missioon õnnestub, siis juba tekivad need protsessid, tegevusmustrid, kuidas teised linnad, kas Eestis ja Euroopas võiksid seda sama asja saavutada. Nii, ja Aulika, sinult siis palun ka küsimus, sul on käsi püsti. Siis lähme edasi. Küsimus otseselt esitluse teemal siis, et tekkis küsimus, et see tabel või see graafik, kus oli siis kütte, energia ja transpordi ja muud asjad, et kuidas nagu, et kui seal oli nagu näidatud, et see kütte energia osakaal nagu alanes, et miks te nagu ütlesite, et see transpordi osakaal tõuseb selle võrra, kui kütteenergia osakaal nagu alaneb, et see jäi natuke segaseks, et kuidas nende seos nagu omavahel on? Aitäh. Ma pidasin puht arvutuslikult seda silmas selles mõttes, et kui, ma panin selle slaidi juba kinni, ütleme, et meil olid seal emissioonid olid vist 2017 oli seal kuskil 700 000 tonni juures. Et ütleme, kui transport sellest moodustab 100 ja kui terve linna emissioonid on 700 pealt alla tulnud 400 peale, aga transpordi emissioonid on ikkagi 100, siis lihtsalt nagu see arvutuslik osakaal muutub, nagu ühikud võivad jääda samaks, aga see osakaal kogu selles emissioonide potis lihtsalt suureneb. Seda ma pidasin silma. Nii, aitäh. Kui teil on veel küsimusi, tekib ka järgnevate ettekannete jooksul, mida just Kasparile kliimateemadel, siis võite chati kirjutada ja me saame need kas siis täna veel või peale üritust kirjalikult ära vastata. Aga aitäh, Kaspar, sulle ja nüüd anname sõna Ramon Meeksale, kes on Tartu linnatranspordi juht ja kes siis räägib meile Tartu ühistranspordi tulevikust. Tere! Alustan tegelikult olevikust, hästi möödanikku ka, aga olevik peamiselt ja siis lähitulevik. Kohe proovin jagada. Valiks mingi õige.
Nii, kas nähakse midagi? Siis on hea. Ühesõnaga Tartu ühistransport. Peamiselt me räägime bussidest ja natukene rattaringlusest juurde. Kui me räägime bussidest, siis ma saan aru, et kogu selle minu ettekande osa lõpuks tuleb see, et inimesed saavad küsimusi esitada. Mul on rahvale küsimus varakult ära. Kuidas saab rohkem inimesi ühistransporti? See on meie peamine küsimus. See on see, millega me päris tihti tegeleme. Ja siit mõningad vastused on juba ekraani peal. Kui me räägime kliimavalguses, siis meie kõik bussid sõidavad biometaaniga. Nagu te Kaspari esitlusest, kes pani tähele, kes ei pannud, aga 20. aastast ühistranspordi osa seal tema tulpades enam näha ei olnud. Ja see tuleb just nimelt sellest, et kõik meie bussid sõidavad biometaaniga. Ehk siis kliimaneutraalsuse mõttes see on kindlasti tähtis samm. Aga küsimus või mingi määra vastus selle koha pealt, et kuidas siis saab inimesi ühistransporti, on siin järgmised punktid välja toodud. Me peame looma ühistransporti mugavalt. Inimestel oleks parem sellega liigelda. Lihtne näide on see, et bussid on madalapõhjalised, kõik on seda kogenud, aga võib-olla kõik pole mõelnud selle peale näiteks, et Tartu linna sotsosakonnal on tänu sellele muudatusele vähem eritranspordi tellimusi. Ehk siis vaegliikujad saavad lihtsamini ühistranspordiga ise hakkama ja seetõttu ei ole vaja eraldi autot näiteks välja saata. Seda, et kõigil bussidel on kliimaseade, eelmine suvi oli ka meeldivalt soe. Mõnes olukorras oli võib-olla isegi mugavam sõita bussiga, kui enda vanema autoga või isegi kui jala liikuda. Me üritame enda tegevusi suunata selles suunas, et inimestel oleks hea, mugav ühistransporti kasutada, sest üks ühik veab suure hulga inimesi punktist A punkti B ära. Samamoodi viipemakse võimalus tegelikult lisas meil omajagu kliente, sest inimesed teavad, et ei pea muretsema, et kust piletit saada, kuidas saada, mis on see saadavusvõimalus ja kõik sellised küsimused. Sai siis koostatud ka uus liinivõrk, mis oli ennekõike lähtuv mitte ajaloost, vaid sellest, kus inimesed paiknevad ja kuhu nad liikuda tahavad. Selleks kasutati mobiilpositsioneerimist ja vaadati reaalselt, kus on inimesed ja milliseid vahemaid nad katavad, kust, kuhu, millal. Selle põhjal on see liinivõrk kokku pandud. Ka pendelliin olemuselt on mõeldud selle jaoks, et inimesel oleks ühistransport atraktiivsem ehk siis selgem. See buss, millega ma tulin punktist A punkti B, sellega ma saan ka punktist B punkti A tagasi. Ei ole vaja väga palju süveneda, kas see muudab inimesele ühistranspordi mõistmise lihtsamaks. Nii et jah, sammukene lähemale ikka veel mugavamaks ja mugavamaks. Praegu näiteks oleme koostöös Apple'iga tegemas küll väikese sammu, aga see on lähedal, teie kuulete sellest esimesena, et need, kes kasutavad Apple Pay'd, need õige pea ei pea enam ei näotuvastust ega midagi sellist tegema bussis siis piletit ostes. Siis kella või telefoniga, muidu oli vaja teha näotuvastus, et osta see pilet. Seekord lihtsalt paned telefoni vastu ja kõnnid edasi. Et sellised väikesed asjad, kui on võimalus, siis me teeme kodanike jaoks lihtsamaks ja lihtsamaks, et selle võrra ühistranspordi kasutajaid juurde saada. Kui me nüüd vaatame seda muutust, mis vahe oli sellel bussiliinivõrgul ja parematel bussidel ja kogu see teenuse kvaliteedi tõusul, siis siin on näha, et selline arvestatav tõus sõitudest 100 000 keskmiselt sõitu iga kuu juures võrreldes eelnevaga. On see suur või väike number, küsitav, aga ilmselgelt tendents selles suunas, et inimesed on rahul ja kõik see töö, mis sai eelnevalt tehtud, oli seda väärt.
praegused lahendused siis, mille suunas me liigume, otseselt igapäevane töö. Meil on mõningad linnaosad, mis endiselt ei ole ühistranspordiga kaetud. Näiteks Põhja-Puiestee. Praegu otsime võimalust, kuidas sinna bussiliin saata, et see oleks ka inimestele mugav, et järjekordne linnaosa ära katta, et liikuvus oleks lihtsam. Oleme lõpufaasis kokkulepetega Kambja ja Tartu vallaga, et meie punased bussid hakkaksid käima valdades. Ma olen kindel, et kõik on minuga nõus, et pendelränne tööle tagasi, kooli tagasi, et see on üks peamine isikliku sõiduauto kasutamise põhjusi. Ja need lähiasumid tegelikult ei ole olnud väga heas seisus selles valguses. Ühelt poolt on olnud tore. Ühistransport on ju väljapool Tartut olnud sinise bussiga tasuta. Aga nii mõnigi kommentaar on olnud, et me ei taha sinist bussi. Ja pärast siis kui tekib küsimuste ja vastuste voor, mulle teile järjekordne küsimus. Miks eelistatakse linnabusse maakonnabussidele? Mis te arvate? Kellel jääb meelde, tehke palun ettepanekuid, miks see nii võiks olla. Meil on ka oma arvamus olemas. Aga jah, Kõrveküla, Ülenurme, Tõrvandi, Märja, need on need piirkonnad, mida me plaanime siis lähiajal siduda ka. Rattaringluse laiendamine, samamoodi teema, mis paljusid kõnetab, mitmed on soovi avaldanud, kuhu ja millal saaks Ülenurme, Tõrvandi, Kambja vallas ka Külitse on juurde tulemas. Vorbuse piirkond, samamoodi üritame ühistranspordi atraktiivsemaks luua nõudetranspordiga. Kuna seal on tõeliselt hõreasustus, piirkond on omajagu suur. Vorbuse piirkonna näol me räägime siis kõigest, mis jääb Emajõe ja Tallinna maantee vahele, kogu see ala. See on tegelikult Tartu linn ikka veel juriidiliselt. Ja seal registri järgi me arvestame 200 elanikuga. Ehk siis sinna mingisugust püsiliini organiseerida on vähe mõistlik ja praeguse nõude transpordi vormis numbrid küll ei ole praegu kõrvale panna, aga kasutajaskond on juba suurem kui eelnevalt olemasolevat ühistransporti kasutati. Ehk siis meil on olnud umbes pool aastat seda nõudetransporti, inimesed alles kohanevad sellega, õpivad sellega ümber käima. Aga juba numbrid palju tõotavad. Ja me tahame siis ka selle nõudetranspordi liita täpselt samamoodi üldise Tartu linna piletisüsteemiga, et ta ei erineks praegu hetkel ta on tasutuma, ta on piloodi raames. Liinidest siis ma üht-teist juba mainisin, et ühendame ära Kõrveküla, Tõrvandi, ühendame ka Ülenurme, Vahitööstuspark, kus on suur hulk töökohti ja sinna tuleb neid juurdegi. Nüüd viimase ajal just Hansa näol sadu kohti. Ühesõnaga kõik võimalikud linnade ümber olevad asumid, mis on nüüd kasvanud, üritame bussiliinid sinna lähemale viia, et inimesed ei peaks valima enda isiklikku sõidukit, vaid võtaksid bussi. Rattaringluse valguses. Kõik on vast näinud, on tore popp, aga kas või kuidas üldse meie kliimat puudutab. Numbrites praegu hetkel 7-8 tuhat kasutajat, mis on pigem head, talvel on aktiivsed kasutajaid 4-6 tuhat. Kui me võtaksime selle, et need 6 tuhat kas või osa nendest valiksid ratta asemel auto, siis me näeme hoopis teistsugust pilti Tartu linnas. Ja läbisõitude poolest ka, et kui rattad on sõitnud ikka 3 aastaga, alla 3 aasta, üle 6 miljoni, siis isegi kui me võtame niipidi, et
päris mitmed sõidud on tehtud meelelahutuseks, siis ma julgen väita, et vähemalt pool on eesmärgipäraselt punktist A punkti B. Ja selles valguses, kui me vaatame, et isegi kui sellest poolest pool on asendatud autot, siis ma arvan, et me oleme võiduseisus. Rattaringluse valguses samamoodi nagu bussidki rattaringlust teenindavad masinad on CNG-d, sõidavad maagaasil. On lisandumus üks auto veel, sest parklaid on järjest rohkem ja rohkem tulnud. Ja see saab olema elektriline. Nii et selles valguses üritame ka keskkonnasäästlikult ümber käia. Parklakaart rattaringluse valguses on nüüd päris kirjuks muutunud. Kui me alustasime 69 parklaga, siis praegu me oleme selles seisus, et suve lõpuks meil võiks täituda number 100. 100 rattaparklat on kohe-kohe Tartusse jõudmas. Võiks olla juba seis selline, et igal ühel, kellel on soovi rattaringluse ratast kasutada, on see mõistlikul kaugusel. Jah, Tartu linna suur ja lai ja Vorbusel meil tõesti ei ole rattaparklat ja me nüüd ja kohe ei planeeri ka seda. Aga koostöö valdadega sujub. Kõrvekülas juba on, Luunjas juba on, Lähtel juba on, Ülenurme tuleb suve jooksul, Tõrvandisse tuleb suve jooksul, Kambjasse samamoodi. Jällegi teie olete esimesed, kes teavad, aga Haagele oleme otsustanud ka, et paneme see suvi parkla. Ilmatsalus on juba mõni aasta saanud. Et laieneme ka sellega mõistuse piirides, nii et anname linnastele võimalused, kuidas aina rohelisemat liigelda ja jätta enda auto koju või hoopis seda mitte osta. Oleks hoopis toredam. Rattaringluse sõitude arv ka teile nägemiseks, et kuidas on olukorrad olnud. Kõik võimalikud muutused on tegelikult tulnud peamiselt ilmast. Et kui aprill on olnud jahe, siis on sõita vähem. Kui aprill on soe, siis on sõita rohkem. Kui te vaatate kõige esimest punkti, siis avamisel 19. aastal loomulikult oli sõita palju rohkem, siis oli rattaringlus uus moodne popp ja lisaks veel tasuta. Tänu sellele kasutati hästi palju meelelahutussõitudeks rattaringlust. Vot nii. Kui kellelgi on küsimusi, saate neid küsida pärast poole. Ja. Mulle tundub, et võib-olla me hakkame kohe küsima, sellepärast, et siin chatis on juba, tundub, et inimesed kliimakogu osalejad on soojaks saanud, on mõtlevad kaasa, juba tuleb küsimusi. Nii et seda grupi arutelu soojenduseks pole vast vaja. Vaatame, kuidas läheb, et võib-olla just vastupidi, et võtame siis aega juurde, et saada juba neid vastuseid. Siin on, ma hakkan alt, nii, võtame kohe. Kõigepealt selle, et mis asi on nõudetransport, et äkki sa kiiresti selgitad sellega või defineerid ära? Teeme nii, et saab hästi lihtsalt selgeks. Kui on stabiilne bussiliin, siis ütleme nii, et me ei ütle, et millal sa sööd saia. Me ütleme, kui sa tahad saia süüa, siis võta ja söö. Et kui sa soovid sõita, siis tellid bussi enda soovitud ajal ja saad valida, kas saabumisaja või väljumisaja. Pakutakse välja aeg ja sobival ajal buss tuleb järgi ja viib peatuste vahel. See ei ole takso. Ja meie eeldus on nõudeliini puhul just nimelt see, et samal ajal, samast piirkonnast on mitu erinevat soovijat. See on kogu olemas. Ma küsin siia juurde, kas see sama nõudetransport on siis ka maagaasil liikuv? Praegu veel mitte, kuna ta on piloodi raames. Uuest aastast tahame liikuda selles suunas, kas siis maagaas või elekter. Pigem elekter. Ja siis siin Tiit on küsinud, et milleks selline eesmärgi püstitus saada rohkem inimesi bussidesse. Et pigem, kas täpsustused, kas ta ikkagi mainisid, et isiklike autosõitude asemel, et kas see on see? See on enne kõik peamine põhjus. Kui loomulikult, kui inimesed valivad jalakäimise, rattaga liikumise või midagi sarnast, siis igal juhul.
Nii, Triinul on käsi püsti. Triinu on siin chatis ka küsinud, nii et ma annan Triinu sulle sõna. Vabandust, küsin selle nõudetranspordi kohta, et Ole. endiselt ei saa aru, et kas selleks peab olema mingisugune äpp või telefoninumber või kuidas ma võin seda näiteks oma vanavanemale tellida või mismoodi see käib? Tehniliselt on siis niimoodi, et on meil Tartu kodulehel tartu.ee/nõudeliin. Seal on kogu juhend olemas. Kõige lihtsam minu vaatest on helistada Tartu info üldnumbril 1789 ja sealt endale sõit tellida. See, kes ei taha nii palju suhelda, siis on veebileht, mis on ka mobiilseadme sõbralik, kust saab tellimust esitada. Logid sisse, registreerid ennast ära, logid sisse ja saad neid reise tellida. Ja siis kuhu ta mind viib mingist punktist A punktit B ja siis sealt seal edasi? Selles rakenduses on bussipeatuste valik, kust saab peale tulla ja kuhu minna. Näiteks Soola peatusest küla südamesse teete valiku kellaaja, millal te soovite olla kas alguspunktis või lõpppunktis ja siis vastavalt arvutatakse teile sõit. Ja siis vastavalt, kas pakutakse uus sõit või pakutakse mõni ajaliselt lähedal olemasolev sõit juba teile. Ja seal on mingi intervall siis, mis nagu hindab seda, kui palju päringuid tollel hetkel on seal bussipeatusest tulemas peale. Selle jaoks ongi meil teenusepakkuja, kes seda süsteemi haldab ja kalkuleerivad neid optimaalseid sõite. Kas see varurile on kerge või keeruline? Oleme saanud alguse tagasisidet omajagu negatiivset, sellepärast, et tihti tahetakse peasi, et buss sõidab, siis ma tean, et ma saan iga kell sõita. Teistpidi jälle veel lihtsamaks, kui meie praegune lahendus, et helistab tasuta numbrile, avaldab mõnda soovi ja teile öeldakse, et buss on sel ajal seal, siis sellest palju lihtsamaks enam minna minu arvates ei saa. Aitäh! Palun! Busside kohta veel, ma vaatan siit kiiresti Sirle küsimus, et kuidas katab ühistranspordivõrk Tartu linna? Kas katab piisavalt, kas te olete rahul sellega? Ehk kui on piirkondi, kus peatus on circa 500 meetri kaugusel, siis kas sellele on lahendusi? Linna eesmärk on tegelikult, et oleks peatused 400 meetri raadiuses. 400 meetrit on meie jaoks eesmärk. Kindlasti on kohti, kus on kehvem ja on kohti, kus peatus peaks olema veel lähemal. Praegu on meil näiteks oli küsimus nahakliinikuga, kus kliinik lihtsalt asub sellises kohas, kuhu ei saa bussi lähedale viia. Tänavad ei ole piisavalt suured ja tänavavõrk ei luba seda. Siis selle jaoks me saime mingisugused ümberkorraldused teha, et muutuks olukord natukene paremaks. Ma tõin näite ka, kus Põhjapuiestel ja uued Tüve tänava hooned, et need on praegu vaeslapse rollis, kus ei ole piisavat transpordiühendust, aga sellega me tegeleme, et see saaks lahendatud. Nii, siis Leili kirjutab siin kommentaaris, et kui linnaliini bussiliinid ümber korraldusid, et siis see muutis ka oluliselt elukorraldust, et tegelikult on osadesse kohtadesse keeruline saada, näiteks bussiga, kuidas nagu laps kooli hiljaks ei jääks, et siis tuleb viia autoga. Et küsimus konkreetselt, kas ei võiks hommikul just selleks tihedaks ajaks, kui on vaja seda ka sükest helikopterivanemust teha, et viia lapsi ja ise tööle jõuda ja kuhu kõike veel, et kas see võiks hommikul paar tundi bussidele tihedamat graafikut võimaldada? Olemuslikult seda saaks teha. Küsimus on selles tipptunnis, kui rohkem bussi peale panna, siis sul peab olema sõna otseses mõttes rohkem busse. Bussipargis peab olema rohkem busse. Kogu probleemi olemus tegelikult algab mõne aasta tagant, ehk siis võtame niimoodi, et iga muutus on kellelegi positiivne, kellelegi negatiivne. Kui täna buss sõitis sellest tänavast ja homme teisest tänavast, siis keegi võitis, keegi kaotas. Kas inimene, kes kaotas, kas on nõus selle muutusega leppima ja enda elu ümber organiseerima. Loomulikult on olemas ühendusi, mis ei rahulda kõiki pooli, see on ühistransport, me ei saa teenindada kõiki perfektselt, aga vastavalt inimeste liikuvusuuringutele, kuhu inimesed liiguvad, siis meil on pigem väga hästi kaetud Tartu linn. Alati saab paremini, ma selle koha pealt üldse vaid alati saab paremini.
ja seda, et sagedada intervalle. Üks on busside arv ja teine asi on muidugi koheselt sõidetud kilomeetrid, see tähendab eelarvele tugevat põntsu. Kui need 2 elementi alla neelata, siis on võimalik. Nii, Mariann sisuliselt küsis sama, eks ole, et kas on võimalik tipptundidel lisada buss, et saime sellele vastuse. Aga nüüd üks selline küsimus, et kas te oskate hinnata, kui suur osa linnavalitsusest ja volikogust kasutab transpordivahendina just ühistransporti või seda rattaringluse jalgratast? Volikogu ei kommenteeri, ei tea. Aga linnavalitsust, kui me räägime just linnavalitsuse liikmetest, siis omajagu. Ei tea kedagi, kes ei kasutaks. Nii, siis uue teemana ma võtaksin sisse ka siin Sirle küsib, et kas kommenteeriksite ka liikuvuskeskuste loomise mõtet, et kuhu neid kavandatakse, kas on esimesi kindlaid kohti, krunte selleks välja valitud, et mis seisus need plaanid on? Selle kohta on plaane, ma küll ei ole kõige parem inimene selleks vastama, aga selle kohta on plaane. Teine asi on see, et kas Tartu linn on piisavalt suur selle jaoks, et liikuvuskeskus ennast ära tasuks. Olemus tähendab seda, et kui inimene tuleb kuskilt väljapoolt linna, jätab auto linna äärde ja sealt siis liiguks näiteks ühistranspordiga edasi või midagi sarnast. Küsimus on pigem selles, et kas Tartu on piisavalt suur, et kas see nagu ennast ära tasub, et ma jätan nüüd auto siia selleks, et järgnevad 3 kilomeetrit kohale jõuda kuidagi teistmoodi. Aga eks näis, kuidas need plaanid lähevad. Endal mul on pigem hea lootus, et kui me ükskord jõuame nii kaugele siin mõne aasta kaugusel, siis need võiksid tööle minna küll. Kas on mingi ajaraam ka teada, et kui need, kas on mingi ajaraam ka teada, millal nende küsimustega selle liikuvuskeskuses edasi minek toimub? Praegu ei vasta. Praegu midagi kindlalt ei ole. Kaspar, kas sul on selle liikuvuskeskuste kohta? Ja, ma korraks küsin, et kas mikrofon ikka töötab? Jah, väga hea. Ja meil oli selles praegu kehtimas kliimakavas oli lootus need paar esimest liikuvuskeskust kõige tähtsamate suunadele aastaks 2024 püstitada, aga me hetkel oleme natuke kurssi muutnud ja selles mõttes hoogu maha tõmbanud, et me kõigepealt koostame terve linna ulatuses parkimisuuringu, et aru saada, kuidas need asjad täpselt linnas toimivad, kuidas kuskil peaks teenuseid parandama, et siis lähtuvalt sellest juba nagu põhjalikumalt liikuvuskeskusi planeerida, sest me ise kardame, et võib-olla kui me teeme 1 või 2 tükki kuskil, et ei ole nagu terviklik süsteem, siis need 1 ja 2 tekitavad inimestes pettumuse ja siis pärast on juba terve projektile kriips peal, öeldakse, et see on üks jama, me ei hakka seda kunagi kasutama. Nii et me natukene võtame hetkel hoogu maha, et põhjalikumalt läheneda, et siis praegu keskendume nendele rattateedele. Nii. Ja rattaste juurde siis minnes, Aulika küsib, et kas on oodata ka kergemaid linnarattaid, kuna paljude jaoks on need rattad massi poolest raskem kui inimene ise. See tuli kliimakogus ka välja see küsimus, et kas rattad ise kuidagi saavad täiendust? Ma saan aru, et ajaga me oleme juba lõhki, siis vastus on ei. Seda lihtsalt sellepärast, et me oleme seotud ühe konkreetse tootjaga, neil ei ole teistsugused rattaid. Aga ma täiendaksin, et on muidugi ka erandeid. Meie ratas on 35 kilo. Aga alla 14 aasta meie ratta ei tohi kasutada, kasutustingimuste järgi ka. Ja üle 14 aasta ma väga loodan, et ei ole keegi kergem kui 35 kilo. Nii, et aitäh siis Roman sulle ja aitäh kliimakogu aktiivselt küsimusi ja postitamas, aga ka juba lahendusi, et siit on väga tore lugeda, et pööratakse tähelepanu ka sellele, et mingid psühholoogilised aspektid võib-olla on siin probleemsemad kui infrastruktuuri investeeringud. Nii et läheme siis edasi ja järgmisena räägime siis rohelusest linnaruumis. Ja Anna-Liisa Unt, kes on siis maastikuarhitekt Tartu ruumiloome osakonnas, räägib meile siis rohetaristu tulevikust. Palun, Anna-Liisa. Show. Ma näitan ka seda. Niisiis. Ma panin siia alustuseks ette ühe lehe linna sellest osakondade jaotusest. Ma ei teagi, et kas
sellest on juttu üldse olnud. Ruumiloome osakond on siin all, kus töötan mina, kus ka Kaspar, kes on meiega, Tõnis, keda te seal suurel kogul kuulsite, Jaanika, kes teid kantseldab ja siin Aksel ka on publiku hulgas olnud. Meid on 10 tükki kokku ja me siis üritame 10 sellistel suurtel sihtidel ja suurtel süsteemidel silma peal hoida ja ka siduda kõiki teisi osakondi nagu omavahel kokku paremini, nii palju paremini, kui me suudame. Ehk siis mina tegelikult oma konkreetses argitöös haljastuse ja haljastamisega tegelen vähe. Sellega tegeleb meil linnamajanduse osakond, kes on siin näidatud. Et linnamajanduse osakonnas on siis haljastuse puhastusteenistus, kus on iseenesest 2 inimest, kes kogu süsteemi kontrollivad. Piirkond on jaotatud ära siis linnas jõega. Üks inimene tegeleb üle jõe piirkonnaga ja teine inimene tegeleb siis selle osaga Tartust, mis on siinpool kesklinna pool jõge. Osa territooriumist, mis on haljasalad, kuulub, kuulub linnavarade osakonnale. Ehk siis kõik need territooriumid, mis on näiteks spordiväljakud, koolide platsid, lasteaedade hoovid. Ehk siis iseenesest 2 seltskonda ja 2 erinevat süsteemi, kes siis igapäevaselt sellega tegeleb. Näiteks ka ühte kaarti ja üldse linnapaari kaardisüsteemi, mis teil võib-olla võivad töö käigus kasuks tulla. Ehk siis jällegi linna see esileht on see kontaktide või osakondade järjestus tuleb siit kontaktide linnajuhtimine selle klahvi, et panen korraks üles. Ja siis saate valida siit osakonnad, siis ta näitab nagu kogu seda süsteemi ja siit saab siis iga osakonna ja kõikide inimeste nägudega eraldi tutvuda, kui peaks teil seda töö käigus või üldse edasise elu käigus vaja minema. Niisiis, kui me oleme siin kodulehe esilehel, siis siin on paremal see roheline, sinine kast kõige kiiremate nuppudega, millest üks on linnakaardid, mis on siis päris hea koht, kuhu on koondatud siis kõik linna avalikud andmebaasid, kus on näiteks detailplaneeringud, tänavate hooldamise, erinevad klassid, piirkonnad, spordi- ja mänguväljakute asukohad, valmistute info, ühesõnaga seal on kuskil 20 erinevat kaarti siis erinevate pissisüsteemidega välja toodud, millest üks on siis Tartu linna hooldatavad haljasalad, kus on siis kõik nagu viimase pingi pargitee kriipsukese, näiteks kui on roheriba kuskil tänava ja kõnnitee vahel, need on siia kõik siis, eks ole, sellesse kaarti ära märgitud ja linnal on 4 erinevat piirkonda ja selle haljastuse hooldamine siis käib sedasi, et hooldust, ühesõnaga me ise seda ei tee, sest meil on ainult 2 inimest selleks, kes siis üritavad teemal võimalikult hästi silma peal hoida ja siis haldavad neid lepinguid. Siis linn tellib sisse haljastuse hoolduse hankega ja leping sõlmitakse siis 4 erineva piirkonna kaupa. Ehk siis ta ei ole nagu, see ei jagatud teemade kaupa plokkideks, vaid piirkondade kaupa plokkideks. Et on olemas siis 4 piirkonda, kuhu siis igas ühte on kirjeldatud selles hanke kutses siis ära, et need ja need haljasalad ja nendel haljasaladel on need ja need konkreetsed klassid. Ja siis otsitakse sinna see partner ja siis on need tööd seal kõik nagu ära kirjeldatud, et kuidas ja mis, et selle pingiga tuleb teha seda nii tihti ja siin Pirogovi platsi tuleb niita nii ja nii tihti ja siis seal on need amplid ja peendad, mida kõik ja sellega siis tuleb teha. Ja siis see kaart näitab ära ka kõik need objektide tüübid ja siis ka hooldusklassid. Hooldusklassid on siis haljasalade hooldamise, peamiselt siuksed intensiivsust kirjeldavad klassid. Siis esimene klass on enamasti
kesklinnas, et siis need kohad, mis peavad olema alati puhtad, millel, ma ei tea, prügi tuleb iga päev korrastada, muru niidetakse, ma ei tea, ma luiskan kord nädalas, ma ei tea, vist kord 2 nädalal, midagi taolist. Ja neid klassi on siis kokku, siin neid erinevate värvidega on need siis klassifitseeritud. Et see on siis nagu sihuke hoolduse argipäev, millesse mina tegelikult ise ei puutu üldse. Siis oli siin küsimus, et kuidas linna haljastatakse. Põhimõtteliselt laias laastus süsteem jälle sama, et me ise ei projekteeri ja me ise ka linna alla ei kuulu ühtegi üksust, kes haljastustöödega tegeleks. Et kõik tööd tellitakse sisse. Küll aga me saame erinevaid asju lähteülesannete täpsusega päris hästi suunata, et oleneb siis eesmärgist, kui täpselt mingit haljastuse ülesannet on tarvis siis kirjeldada. Mis puudutab siis enamasti küll asjade kas rekonstrueerimist, korrastamist või mingite asjade lisamist, sest kui vaadata kesklinna, siis on vähe neid olukordi, kus meil on võimalik mingi suureskaalaline uus park näiteks luua. Sest ruumi ei ole selleks. Aga üksikuid näiteid sellest on küll, et on hästi mitmeid kinnisvara arendusprojekte, mille puhul siis on juba detailplaneeringus nähtud ette see, et konkreetne osa sellest arendusest jääb haljasalale või siis väga rikkalikult haljastatud tänavale, mis siis hiljem, kui see arendus on lõppenud, kui majad on valmis ehitatud, inimesed on sisse kolinud, et see siis antakse linnale üle kui uus park. Näiteks Tähe ja Pärdi tänav, mis siin hilisemast ajast on tekkinud ja lisandumas üks väike kasvuvõtt minu teada Issantali ja siit-sealt neid tilgub juurde. Üldine suund nii rekonstrueerimistel kui üleüldse igapäevasel haljastuse hooldusel on nagu anda nendele olemasolevatele haljastatud kohtadele, kuidas ma ütlen, ülesandeid juurde või rolle juurde, et tegelikult kui vaadata linnakeskkonda ja seda, kuidas ta täna toimib, siis sellega, kui palju on sillutatud, kui palju on hooneid, kui tugevalt me oma igapäevase tegevuse ja ehitustegevusega oleme tõstnud linnade temperatuuri, seda, kuidas inimene on üldse maakeraga viimastel aastakümnetel ümber käinud, see on üle igasuguse piiri läinud. Ehk siis täna me saaksime olukorda muuta iseennaste jaoks oluliselt paremaks siis, kui linnad muutuksid üleüldse haljasalad. Aga see ei ole hea. See ei ole see, mida me tahame. See ei ole see põhjus, miks me oleme linnades. Me oleme linnades selleks, et siin oleks palju inimesi koos, et meil oleks üheskoos huvitav elada. Kui me ei soovi teisi inimesi näha, siis me kolime metsa ja me elame ka linnas selleks, et võimalikult palju erinevaid mugavusi ja teenuseid oleksid kompaktselt üheskoos. Mida suurem on linn, seda rohkem on erinevaid võimalusi leida endale teater või leida endale restoran. Ehk siis me ei saa ka inimesi ja hooneid ja tänavaid linnast elimineerida. Siis me peame tegelema täna nende haljasaladega, mis meil on, aga me peame võimaldama sellel rohelisel elemendil võimalikult päris loodusena mõjuda, et see tasakaal oleks natuke vähem paigast ära, kui see täna on. Ehk siis kõikidel ka nendel päris esimese klassi haljasaladel, mis siin täna on, mida me niidame väga palju, et iga väikese sammuga, mida me teeme, üritame sellist päris looduslikust linna rohkem tagasi tuua. Et see on hästi palju teavituse projekt ja teavituse küsimus, teadvustamise küsimus on ka väga hea samm selle juures on, et teie eksisteerite kliimakoguna ja oletegi need sellised mõistliku elamise ja heade otsuste saadikud, et te saate
neid teemasid tutvustada siis edasi kõikidele inimestele, kellele tunnete. Ehk siis nagu see, ma näitan paari ilusat pilti ka, et see, miks meil on ka kesklinnas mõnes kohas muru niitmata, miks me istutame parkidesse põõsaid juurde, miks siin on need kännud ja oksad laokil, et see on kõik siis selleks, et samm-sammult me toome elupaiku parkidesse juurde, et meie haljasalad saaksid olla rohkem elupaigad erinevatele liikidele, erinevatele organismidele, kui et lihtsalt ilusad kohad vaatamiseks. Ilusad laiad muruväljad, millele vilku heita. See võib olla, see on väga paljude inimeste jaoks väga ebameeldiv, mis on selge, aga tegelemegi selle selgitusega iga päev kõikides asjades, mida me teeme. Ja ka lilleamplid ja roosid ja muru loomulikult ei kao ka kuskile, et see on lihtsalt tasakaalu küsimus, et loomulikult jäävad need ka ja seda kõike on meil linna keskkonnas tarvis. Hästi lihtne näide, näiteks seesama viimati kaetud kaasava eelarve ja sadamaraudtee koridor. Ehk siis meil on juba, meie kätte, meie sülle on sattunud iseenesest võrratult lopsaka haljastusega lineaarpark, et oli vaja lihtsalt see asfalt maha rullida ja ongi valmis. Just pigem just eelkõige sellepärast, et siin ei ole midagi tehtud. Me ei ole siin seda muru kogu aeg niitnud, me pole neid põõsaid siit ära lõiganud, me pole siit nagu peletanud seda päris looduse elementi. Et ka selliseid kohti peab linnas olema. Ma ei teagi, ma võib-olla jätan siis küsimusteks ülejäänud asjad, et laias laastus Tartu pildi küsimus. Just, aitäh, Anna-Liisa. Ja ma võib-olla paar minutit siiski annaksin, et teeme korraks, käime nendes väikestes gruppides, et mõelge, kas te saite enda küsimustele vastused, mis te uut teada saite, mida te veel tahaksite paremini mõista. Teeme sellise taas 5 minutit, arutage omavahel ja tuleme tagasi, siis teeme kiire küsimuste-vastuste ringi veel juurde, nii et olge valmis siis küsima. Ma ei vaadanud küll, aga võib-olla sai nagu liiga ülevaatlik, et jah, suunake mind sinna, kuhu vaja. Just, kasutage võimalust. Nii, ja nüüd lähme siis gruppidesse ja tulge tagasi rohkete küsimustega. Nii, tere tulemast. Ahah, veel ootame tagasi inimesi gruppidest. Nii. Ikka vähe. Ahah, väga hea, hakkame tulema. Nii, võtan, kas Triinu on tagasi? Tere tulemast tagasi. Nii, kes te saite ennast gruppides niimoodi soojaks rääkida, palun kirjutage siis, kas käsi tõstma või kirjutage siia chati ja saame ilusti hakata vastama ja vaatame siis, et me 10 minutit, et rohkem võib-olla aega siit teilt ei võta. Aga siis Triinu juba kirjutas ettekande ajal, et kuidas on lood lindudega, et looduslinnas, et kas lindude peal üldse selle, eks ole, muude putukad ja kõik, eks ole, et kuidas nende peale nagu mõeldakse, et kas ainult selle peale, et mis on nagu kaunis ja nähtav, aga ka see, et kuidas seda elusrikkust nagu hoida just neid linde. No linde ja meil on, aga iseenesest haljasalade või nagu päris kesklinna parkides ei ole üldse nendega väga hästi, et mingil ajal hakati üsna süsteemselt põõsaid eemaldama parkidest, sest et see on selline kahtlane asi, et sinna jäävad tuulega jääb prügi sinna kinni ja põõsas käiakse pissil ja et kurat tead, kes siin nagu varitseb seal taga. Et see oli lihtsalt selline ajastumärk,
et nõukogude ajal minu meelest seda tehti enam ja tegelikult ega meil ka iseseisvuse esimestel sellistel üleminekuaegadel turvalisusega linnas ei olnud väga hea teema, et selle tõttu meil hästi palju kesklinna parke ongi murupinnaga ja kõrgete vanade puudega. Ja see tähendabki, et lindudel ei olegi elupaika, kus olla, et nad ikkagi tahavad osad sellist hästi häirimata päris kõrge heinaga pinda, mida me kesklinnas luua ei saa, et see, seda ei olegi tarvis. Et need ongi siis meil pigem nagu linna äärealadel või siis Emajõe luhal või erinevate kraavide veekogude ääres või kuskil nurgatagustes, aga linnud, kes saavad siis põõsastikes vesitseda ja elada, et neile küll, see seis ei ole üldse hea, aga üritame järjest panna juurde. Võtan siit selle Uppsala maja küsimuse siis, et kas linnal on olemas haljastuse arenduskava? Et me kasutame praegu sellist head võimalust, et kuna Tartus on ülikool, et siis me oleme võtnud nõuks teha koos ülikooliga, koos Tartu Ülikooliga ühe koostööprojekti, mille taotlus on praegu rahastuseks vastuse ootel, et see vastus peaks tulema maikuus. See on koostööprojekt Eesti, Läti ja Taaniga. Et selleks ongi valitud siis Tartust välja hästi-hästi eriilmelised haljastuse tüübid ehk siis pargid, veeääred, koduaiad, koolide aiad, tehase piirkonnad, et kuidas just elupaikade lisamisega ja milliste võtetega meil on võimalik nagu kõik need väga-väga tugevad väärtused, mis Tartus tegelikult on haljasaladel olemas, kalmistud, võiks lõputult rääkida, kuidas need nagu funktsionaalselt üheks võrgustikuks siduda, sest et neid barjääre nende erinevate väga-väga heade omaduste vahel on väga suuri. Ja ühendanaga oleme ootel ja loodame, et saab sellega siit edasi minna. Siis Leene küsib, et linna territooriumil on päris mitu looduskaitseala, kus elurikkus on endast viisi olemas ja seda ei pea hakkama nii taastama. Siin on raadikaitseala, Lodjakoja tagune. Aga samas linnainimeste mõtetesse ja enesekuvandisse need kohad väga nagu ei paista mahutavad, et ei ole nagu väärtustatud piisavalt. Et küsimused siis, et kas neid haldab Keskkonnaamet, kas linnal on ka nendega mingit pistmist ja mingeid plaane, mis nendest looduskaitsealadest nagu linnale, mis see väärtus on ja mis plaanid on? Kaitsealad on meie ulatusest väljas, et sellega tegeleb, ma ei teagi siis ilmselt nagu sa ütled, Keskkonnaamet. Samamoodi mul tekkis ükskord just endal küsimus võõrliikide ja invasiivsete liikide kohta, et kui jalutada näiteks raadil või raudtee ääres, et seal on meil hästi palju, ma ei tea, kuldvitsa, konnatõtart, et kas see on meie ülesanne, küsisin just haljastusteenistuse käest ja nüüd ütlesid seda ka sama, et see ei ole nagu meie värk, et sellega tegeleb ka keegi muu. Ja siis Leenelt ka dendropargi kohta küsimus, et suur maatükk, mis tagaks üsna lihtsa ligipääsu avarale looduslikule keskkonnale paljudele inimestele korraga. Nii ma vaatan, aga samas see seisab see potentsiaal, et mida peaks tegema, et seda ruumi paremini ära kasutada. Nii dendropark kui spordipark kuuluvad Tartu spordile, et seal on väga-väga ambitsioonikad plaanid, et see on projekteerimisel, nad otsast hakkavad seal täiendama, et parandatakse valgustust, spordiradu, inventari, on ka uus hoolduskava, mis on algselt tehtud koos Maaülikooliga. Et tõesti, kes ei ole seal näiteks üldse käinud või kes ei ole seal ammu käinud, et siis võib-olla mõned nädalad veel, kui haljastus on juba nagu natuke kõrgem, minge kindlasti, see on täiesti imeline koht ja nii lähedal, et õudselt hea. Et tegelikult sellel jalgrajastikul ei ole seal praegu ka selles mõttes midagi hullult katki. Et ta on lihtsalt puruga, et ta ei ole kõva kate, et sinna nagu igasuguse liikuriga tõsi ei saa, kas see sinna klapiks ka, et kes vähegi on liikunud, minge kindlasti, et väga soovitan, hästi äge koht. Ja seal ongi seda nagu päris heina, päris põõsastikku, et seal on tõesti nagu hullult rikkalikult kõike, mida tahaks näha.
Nii, siis küsimus Sirle, et kas võiks täpsemalt selgitada, et millised on praegused plaanid ja võib-olla ka tegevused, et rohetaristu kaudu kliimaeesmärke saavutada? Jah, see oli selles ette saadetud küsimustes ka. Sellele mul ei ole praktiliselt mingit vastust, et mul on selles ettekandes see tabel on ju huvitav. On see, et on välja toodud, et iseenesest peaksid kõik need asjad olema 2022 aasta jooksul saavutatud. Need on nii suured eesmärgid, et neid ma ei kujuta ette ka, kuidas neid oleks võimalik selle aasta jooksul ära teha. Seal küll on mõningaid väikesi, ma panen enda jaoks selle korraks, võtan lahti. Võib-olla ka vajab selgitamist, millist tabelist sa räägid? Ma räägin, ma panen selle siis näiteks korraks, kuigi see on, kui tabel on ja see ei ole väga huvitav. See on selle energia ja kliimakava. Tegevused. Jah, need on nagu jaotatud, et roheliste tegevuste kohandamise see plaan ja sinise, mis on siis vettevõrgustik, siis on taristu kohta, teadlikkuse kohta, et nagu seal on nagu erinevad rubriigid. Siin on mingid asjad on üldplaneeringu kohta, sadevee kanalisatsiooni kohta. Ma ei tea, kas meil on nii palju aega. Ma ei seda kunagi täitsa Sirlega eraldi arutada. Ma ütlen siin, need punktid on nii suured, et ma ei oska neist kuskilt kinni võtta. Et on palju asju, mis on hästi väikeste sekkumistega tehtavad, mis me siin enne ka oma selles breakout ruumis korraks puudutasime. Et näiteks, kui meil on täiesti algusest peale rekonstrueeritavaid tänavaid, milleks näiteks on hetkel, lihtne näide, saate ise jälgida, Veski tänav, Näituse tänavast kuni Kuparjanovi tänav. Et siis seal on lihtsalt praegu väga-väga katkine asfalt, kitsad kõnniteed, et siin siis oli väga-väga hea koostöö projekteerijaga ja väga hea võimalus teha selline natukene kobedam lähteülesanne sellele tööle, et seal ka nii palju kui vähegi oli võimalik, sinna tuleb roheriba vahele, erinevate liikumisviiside vahele. See on kitsas tänavakoridor, ta tuleb natukene Roosi tänava roheribade sarnane, et see ei ole murupind, mis ei peaks seal vastu, sest et seal tõesti kasvuruumi on väga-väga vähe. Üritame jällegi kasutada selliseid kõrgemaid püsikuid, kõrrelisi, mis peavad soolalumele ja põuale vastu. Ja kui seista põhimõtteliselt selle vana ERMi ees, ehk siis selle raudteelaste klubi nurga peal seal Viinapoe vastas, siis seal on hästi suur ristmikuala, kus Kuperjanovi tänav ja Veski tänav saavad kokku. Ehk siis sinna, seal ei ole seda asfaltpinda absoluutselt tarvis, et me lihtsalt seal haukame asfaldist väga suure tükki välja, mida ei kasuta ei jalakäija ega veel vähem auto ja sinna tuleb siis selline väike taskupardik. Iga samm me teeme, anname endast nagu mega kõik, et jällegi neid eesmärke täita. Et see korraga juba on ju aitab immutada sadevett, aitab vähendada sellist asfaltpinna ülekuumenemist, ta muudab meie keskkonda meeldivamaks, mis aitab omakorda taristut, toob inimesi autodest välja, rohkem tänavale, rohkem jalgsi liikuma, et see on tüüp. Millel on, ma ei oska mingit kuupäeva ega juurde panna. Ma panen tabeli eest ära. Olgu, et võib-olla omalt poolt ütlen, et vaatame, kas meil on äkki võimalik selle tabeli osas mingit infot saada enne laupäeva ka, aga kui mitte, siis on iseenesest nii hea loetelu, et mida võiks teha. Et see rohetaristu tööle panna siis kliimaeesmärkide nimel. Et midagi võib-olla, mida kliimakogu saab omalt poolt siis nagu toetada. Nii, kas on veel küsimusi? Käsi ei ole siin küsimusi, küll on üks selline, üks valus küsimus oli, ma mõtlen kohe nii, et ühelt poolt saab Tiit küsib siis, et loengutes linna kangelaslikud puid istutatakse, aga samal ajal võetakse ihastas maha üle 10 hektari metsa, et miks nii, miks nagu sellised erinevad erinev info meile tuleb? Ihaste teemat ma sisse ei tooks, see on eraldi loeng ja eraldi võitlus, et
Mul on hästi hea meel, et uues üldplaneeringus on nihutatud neid haljastuse protsente natukene, et kui varem, et kui palju meil aega on? Väga ei ole. Ühesõnaga, uues üldplaneeringus on need haljastused, mis osa haljastust. Meil on jah võimalik nagu linna poolt nõuda ja projektides kontrollida natukene vängemalt seda protsenti, kui palju haljastust on vaja juurde alles jätta ja juurde panna. Et see on sõltuvuses siis ka väga palju selle arenduse suurusest, mis kellelgi mõttes on. Nii, aga suur aitäh kõigile esinejatele, kõigile küsijatele, kliimakogu suur aitäh teile, et tulite taas sellisele lisaüritusele ja kuulasite, mõtlesite kaasa ja küsisite. Ma väga loodan, et saite siit parema aimu, et mis linnavalitsuses, mis plaanid on, mis võimalused on, mille kallal töö käib. Ja kohtume teiega siis laupäeval juba 10:30 hakkame kogunema ja kohtume Lodja kojas, teine koht, pange tähele, ja alustame kell 11 ja teie rõõmustuseks, et need sel korral on päevad natukene lühemad. Laupäeval püüame enne kella 4 lõpetada ja emadepäeval, pühapäeval me oleme väga tänulikud, et kui te tulete kohale, et teete oma päevaplaanid niimoodi, et olete meiega kliimakogus siis kuni kella 3-ni, jah, et on lühem päev, et siis emadepäeva tähistamiseks jääb ka veel õhtusse aega. Ja siis meil nüüd see läheb tõesti kuumaks nädalavahetusel, me hakkame neid lahendusi välja töötama ja kõik see info, mis on seni olnud laual, mida oleme teile toonud, saate ära kasutada siis oma lahenduste välja töötamisel. Jälle samm-sammult teid juhendame ja toetame ja teie kõik nii, mis teile on oluline, see saab kirja. Kui teil on veel küsimusi, siis korraldajatena me oleme, võite meile kirjutada vahepeal ja vastused tulevad. Selle salvestuse kohta saadame ka teile informatsiooni, et saab seda ka järelkuulata, need, kes täna ka ei osalenud või poole pealt ära pidid minema. Ja suur aitäh teile!